Ma loodan, et ülevaate toetustest andis teile ka põhjust mind ära kuulata. Et küll tehnika peale väga palju toetusi ei saa, aga midagi ikka. Põllumajandustehnika kohta peab nii palju ütlema, et paistab, et maailmas läheb põllumajanduses ja ka põllumajandustehnika tootjatel nii hästi, et põllumajandustehnika ja just ka tarkvara areng on nii kiire, et tegelikult ma leian, et varsti peaks neid Euroopas toimuvaid Hannoveri suurmesse hakkama iga aasta korraldama, sest lihtsalt see asi areneb nii meeletu kiirusega. Üks asi saab areneda suure kiirusega, kui seal on taga suured rahad. Mina täna räägin teile teraviljakülvikust. 03 näitab tegelikult selle teraviljakülviku seeriat, et tegemist on siis järelveetava teraviljakülvikuga, mis nüüd nagu arendus või edasiarendus tuli välja tegelikult siin eelmine aasta, oli katsetustes, läbis katsetused väga edukalt, nii et lubatakse ka Eestisse müüa. Me tõime tegelikult eelmine sügis juba esimese 3. seeria Cirrusega Eestisse ja suutsime seda ka ühe või teise korral juba näidata. Hetkel ta seisab oma talvejones ja kevadel me tahaksime tegelikult seda näitust edasi teha. Aga funktsioon ja disain, mis siia juurde tulnud on, väetise doseerimine, on võimalik seda teraviljakülvikut kombineerida erinevate diislitega. Juurde on tulnud sellele teraviljakülvikule võrreldes eelmise seeriaga sellised eelarimi speed, crushboard, on siin ka võib-olla konkurentidel mõnel juba enne peal olnud. Eelarimiskettad, ambulised lisandusid tegelikult ka eelmise põlvkonna külvikutele lõpus juba. On nii-öelda eeltihendusrattad päris tõsiselt muutunud. Seemendid on muudetud ja tagalibisteid on võimalik siis valida kas surverullikutega või ilma, ehk siis ainult piid. Töö põhimõte, tegemist on siis kombineeritud või multifunktsionaalse külvikuga, ehk siis tegemist on külvikuga, mis ka maapinda harib, ehk siis funktsioonide järjestuses tasandamine, segamine, tihendamine, külv ja kobestamine. Amazone filosoofias teraviljakülvikute juures on olnud alati see, et maapind tihendatakse enne seemendeid, mitte peale seemendeid. Et sellel on iseenesest suhteliselt palju põhjuseid. Üks põhjus võib-olla ära märkida on ka see, et kui me eelnevalt pinnase ära tihendame, siis me saame tänu sellele ühtlasema töösügavuse. Et kui eelarijad nagu seda mulda hästi palju liigutavad ja see muld ei jää nii ühtlane, siis ei ole ka seemne külvisügavus niivõrd ühtlane. Mahutid on muutunud selle järgi siis, kas tegemist on soolokülvikuga või on võimalik külvata selle külvikuga ka väetist. Kui on tegemist nii-öelda soolokülvikuga, ehk siis külvatakse ainult teravilja, siis on ta selline avatud üheosaline seemne mahut ja avatud tähendab seda, et üleval peal ei ole mitte kaan, vaid on lihtsalt selline tendist kate. Trepp on integreeritud siia mahuti sisse, et oleks võimalikult hästi sinna ja ohutult sinna üles ronida, kui vaja on näiteks täitmiseks. Ja mahutis on sees ka valgusti, suhteliselt tihti tuleb ette, et külvata tuleb ka öösel. Kui nüüd me räägime nii-öelda siis kombineeritud, selles mõttes kombineeritud külvikust, et on võimalik külvata nii väetist kui teravilja, ära peaks märkima, et väetist mitte NPK väetisena, vaid stardiväetisena, ehk siis puhtalt lämmastikväetisena, sest on nii-öelda single shot väetise doseerimine, ehk siis see väetis pannakse teravilja seemnega ühte sellesse samasse vakku. Meie tingimustes oleks ta kindlasti väga hea lahendus siis, kui tegemist on kuiva kevadega ja me peame ootama, et taim oleks piisavalt kõrge, et kataks ära reavahe, et saaks oma esimest lämmastikuga külvi tegema hakata. Et selles mõttes starterväetisena oleks ta kindlasti ideeline või õigustatud nagu see panemine. Tegemist on siis suletud survemahutiga ehk
selle mahuti peal ei ole enam mitte lihtsalt present, vaid on ikkagi plekist kaan ja sellesse mahutisse annab puhur, millega me nagu transpordime seemneid seemenditeli, annab sellise rõhu sisse, et see seeme ühtlasemalt välja tuleks. Kaheosaline mahuti, väetis ja seeme, võimalik on ka tegelikult ka ainult teraviljakülviks kasutada. Põhimõtteliselt jaotub siis mahuti kahte ossa, eesmine on 60% ehk 2400 liitrit, tagumine on 40% ehk 1600 liitrit. On väga palju mõeldud tööohutusele, trepp on tehtud selline, et võimalikult ohutu oleks sinna üles ronida ja seal oma asju õiendada, ehk siis näiteks seemnekotti avada. Et peab juhtima ka tähelepanu sellele, et sellised trepid on ka siin all, kus mööda saab nagu võimalikult ohutult liikuda mööda masinat ringi, kui mul on vaja näiteks külvinormi määrata või veenduda ühe või teise masina osa funktsioonis või minna kas või siia jagale pea juurde, et siis on olemas sellised libisemiskindlad trepid või astmelauad. On mõeldud ka selle peale, et kui näiteks traktori tootlikkus 180 baari juures ei ole 80 liitrit või on ta vaegu 80 liitrit, et siis selle puhuri käivitamiseks on võimalik kasutada portaal- või pardahüdraulikat, ehk siis kinnitatakse üks pump jõugutu võlli otsa, on olemas ka õlimahuti ja just see puhur käivitatakse siis eraldi üldse, sest tihtilugu, kes on kasutanud neid pneumokülvikuid, siis kõige suurem probleem on alati see, et mul puhur töötab, aga nii kui ma hakkan mingit hüdrofunktsiooni tegema, kas siis külvikut tõstma või langetama, siis puhuri pöörded langevad. Tegelikult ma tahaks ju hakata kohe külluma kiiresti, aga ma pean ootama, et mul puhuri pöörded jälle saavutavad etteantud pöörded. Ühendamine traktoriga on võimalik siis valida kas 2, 3 või 4, olenevalt sellest, kui suur on üldse traktor. Jätsin eespool mainimata, et töölaiused, mis täna pakutakse, hetkel on 3 ja 6 meetrit, lisanduvad praktiliselt sel aastal veel 3,5 ja 4 meetrit töölaiused, et vastavalt sellele töölaiusele ja valitud traktorile siis on ka need ühenduskategooriad. Kui juba räägitakse ühenduskategooriatest, siis tähendab see seda, et ühendada saab seda külvikut ainult aisadesse, et igasugused hits või redelpunksu või kuulhaakesse ühendamine hetkel ette nähtud ei ole. Mis nagu annab sellise valikuvõimaluse see, et on tegemist teleskoopdiisliga, et ma saan teda sobitada erinevatele traktori rattavahedele ja rattalaiustele, tõmmates siis seda diislit kas väljapoole või lükates teda sissepoole. Väga palju on pandud tähelepanu selle külviku juures sellele välimusele ja sellele muljele, et ta annaks sellise ontliku mulje, ehk siis kõik hüdrovoolikud ja kaablid ja on kas siis peidetud raami sisse või kui nad on raami peal, siis on nad ilusasti klammerdatud, et ma saaksin ka alati hästi kiire ülevaate, kui kuskil on mõni rike, et ka siin on näha selline kindel kord, need voolikud lähevad kohe, juhitakse raami sisse ära ja on kinnitatud siis diislil oma pesadesse need hüdrovoolikute otsad. Veel kord üks pilt siis sellest kas siis mugavusest või tööohutusest, ehk siis igale poole on võimalik lihtsalt ja kindlalt juurde pääseda. Doseerimine ehk siis külvinormi määramine on elektriline elektrimootorid, vastavalt siis üheosalisel külvikul on üks elektrimootor, mis doseerib seemet välja, kaheosalisel on tegemist siis 2 elektrimootoriga. On olemas ka praktiliste lahenduste poole pealt doseerimise stopp, funktsioon mulla harimiseks ilma külvita. Näiteks ma külvan ja ma pean mingil põhjusel külvama põlluotsad uuesti või lõpus ja kuna ma olen põlluotsast mitu korda üle sõitnud, siis ma tahaksin seda põlluotsa ennem harida, siis ma saan selle väljakülvi kinni panna, ma sõidan sealt teraviljakülvikuga üle, panen need eelkettad hästi kõvasti maasse ja ma teen maa veel kord üle ja siis külvan ta alles. Eeldoseerimine põllunurkades, kes külviga tegelenud on, saab aru, mis see tähendab, ehk siis
ennem kui ma hakkan põllu otsast